See kõik oli tegelikult juba tükk aega tagasi imelik olnud. Ema isa ei rääkinud enam eriti. Nad elasid nagu erinevatel planeetidel. Aga kunagi me tegime kõike koos. Meid kutsuti hulludeks. See hull perekond, keda kõik kadestasid. Aga nüüd hakkas kõik jälle muutuma. Me tegime jälle häält, isegi päris kõva häält. Mooni, saad aru, ma pean mõtlema, kuidas ma selle moekunsti äri püsti panen. Ega see ei ole niisama ka, et ma nüüd kohe päeva pealt. Ma saan lihtsalt kokku See ei ole normaalne, Martin, saad aru. Keegi oleks võinud meie käest kah küsida, kas me oleme nõus, et sa moekunstikuks hakkad ja me peame hakkama seda kartulikoori närima. Saad aru, ma oleks ära surnud sinna direktori laua taha. Just nimelt täpselt. Sina, täielik egoist. Mooni, no... Tead, ma ei ole sul mingi mooni praegu. Las ta jääb. Olukord oli päris jabur. Ma olin hetkel meie peres ainuke tööinimene. Carlito, külm supp. Ja, muidugi. Ühesõnaga, me olime nagu talveõnest üles äratatud. Ja see ärkamine tekitas värinaid. Me peame toiduga valima hakkama. Peame hakkama endesid vaatama. Oh, jumal. Tuled panete kustu, kui toast välja lähete. Kuuled, Anna? Mina panen nagu nii. Raha põleb igas pernis. Me peame lihtsalt natukene rihma koomale tõmbama. Mis koomale? Sa tead väga hästi, me tõstetakse puu alla koos selle sinu rihmaga, kui me laenu maksta ei suuda. Tead küll ju. No, jäta. Vett jooksma ei jäta. Kõik ajakirjade tellimused tühistan. Autoliising. Autoliising, võta ka millegi massu ajama hakkan. Hakkad rattaga käima, kui see moevärk sulle nii tähtis on. Ratas on moes praegu. Aga... Kussi on ka, las kapten räägib. Hoidke oma riideid. Riidepoodi meil nii pea asja ei ole. No, moekunstniku omast käest võtta. Meil ei ole selleks raha. Ja. Tänage Martinit ja loodame, et tal tuleb mõistus koju tagasi. Mul on mõistus peas. Palju rohkem kunagi varem. Kõik hullud räägivad niimoodi. Homme ma saan sõpradega kokku ja kes panevad mu moeäril üle alla. Unista edasi. Nii. Mina hakkan tegutsema. Mina teenin oma osa sellest toitumisahelas auga välja. Mis sa siis tegema hakkad? Mul on paar ideed. Super ideed. Anna hullake, issa ma unustasin. Kuidas sul tööl läks? Väga hästi, aga ma pean kooli minema hakkama. Tule, teeme kalli. See on nii tubli. Me peame Kusti maast lahti saama. Ma ei saa tööd otsida, mul 2 titte kaelas on. Ma hakkangi juba tegutsema. Vadim, täiuslik nagu ikka. Liis, tubli tulemus, üllatasid. Anna, mis juhtunud on? See tulemus ei ole sinu vääriline. Ei, kõik on korras. Kas sul on keskendumisraskused? Ei ole. Õpetajate toast tuli jutuks. Sul oli ajaloos kodune töö tegemata. Ja, no ma unustasin lihtsalt. Kõik korras? Jah. Vaivik hakkab alla käima. Anna, sa pead Karmenilt vabandust. Su enda pärast. Ma proovisin ju, ta ei räägi minuga ju. Kõik vihkavad nüüd mind ka selle pärast, et me sõbrannad oleme. Oleme või? Me oleme naabrid ju. Ma ei taha, et Karmen mind sinu pärast vihkaks. Keido vaata mind ka imelikum. Karmen, ma tahtsin vabandada sellest, mis siin... Päriselt, ma sain ise ka päris parema paugu ja see... Tema sai praegu parema paugu. Ja, no, räägi siis. Ma tulin vabandama lihtsalt, no. Armas bitch. Karmen, ausalt. Karmen, Annal on hetkel päris keerulised ajad. Jah, me näeme, et ta särteseisus on traumatiseeriv kõigile. Ma rääkis, et ta käib peale kooli nõusid pesemas.
Su ema rääkis. Nojah, sinu ema rääkis minu emale ja et ta isa sai kinga. Väga lahedad sõbrad sul siis, Liis. Nõudemisest kriminalikene. Ei, ma tahtsingi öelda, et me ei käi enam läbi. Et sa käid meil ainult nurga taha ära, enne? Annaga. Sooveli! Minu juurde. Näe siis. Äkki haised ära, et ma tahaks värsket kõhtu. Nii, Sooveli. Mis toimub siis? Mis toimub, mis mõttes? Minuni on jõudnud teatud signaali, et sa oled hakanud pakust mööda tõukama nii-öelda. Ja ma ei räägi praegu spordist. Õppeedukus langeb. No, mul olid mõned apsakad töödega, aga muidu nagu... Kas see aktuse korraldamine käib üle jõu? Ei. Olgu. Proovi toitumises korrektuure teha. Ja. Rohkem kiudaineid ja proteiini, kõike seda, mis ajumusklit stimuleerib. Lõpetad kuldmedaliga. Ei tohi alla anda, on ju? Kõik korras või? Jaa, super. Kindel või? Ja, muidugi. Ma lihtsalt praegu valmistan siin oma sõpradele presentatsiooni ette. No, investoritele. Mul oleks vaja, et see firma oleks nagu finantsiliselt nagu stabiilne. Mul oleks vaja leida seda, kes ostaks nagu rohkem tellimusi. Sa mõtled nagu mingi Hollywoodi kaubamaja hakkab ainult sinu disaini sisse astma midagi sellist? Jah, ei, mitte seda, aga vaata näiteks kirjastusel on kindel tellimus riigi poolt, eks ole. Koolid tellivad õpikuid, neil on nagu kindel rahavoog. No aga hakkagi koolivorme disainima siis. See on koolivorm? Kui õpilastel oleks mingid lahedad koolivormid, siis ma arvan, nad kannaksid jumala hea meelega neid. Päriselt. Jaa, ma mõtlen selle peale. Ma ei ole hulluks läinud. Tean isa. Ütle sõnu, mida kujutad ette jäänud fantaseeri mõtteid, mis tegelikkuses on vale, sest kodus on mul rotimürka klubis rosee. Sõgeriini rätsepp, 6 eurot jääb mulle kuu lõpus kätte. Valikud on valed olnud minu elu teel, sest kodus on mul rotimürka klubis rosee. Ema! Ema? Ma ei tea enam, mis teha. Gustav lebab seal, ta ei reageeri millele, isa on hulluks läinud. Ma räägin ise Kustiga. See on mingi haigus. See on mingi haigus. Ta on täiesti apaatne, vahib ainult vastu seina. Tuli ülikoolist ära, ma ei saa aru, kas me surusime talle mingi vale eriala peale või talle ju meeldis arvutitega tegeleda. Äkki ta on see, see, kes on valesse kehasse sündinud. Ei tea, ei usu. Ma ei tea, ma ei ole teda küll kunagi sinu riidekapi juures näinud. Anna andeks, Anna. Me oleme sind alt vedanud. Mina, su isa, su vend, me oleme sind kõik alt vedanud. Sa pead oma elu kõige ilusama aja raiskama. Ei ole midagi, ema, kõik on hästi, minuga on korras. Ma pean tööle hakkama. Kuidas ma lähen tööle, kui ma olen täiesti liimist lahti? Kuidas ma lähen majast välja? Ma ei tea. Ja kes kodukorras hoiab, kui mind ei ole? Isa?
Ma ei usu, et sinu isa enam üldse millega hakkama saab. Vanaisa lubas ka aidata ju. Käed paralleelselt põrandaga ja parem jalg üles, töida ei siruta ja alla ja vasak jalg üles, töida ei siruta. Otto, mis toimub? Ja, sina, kuule, tule, ma panen su energeetika paika. Mis sa teed siin? Kes need inimesed on? Juuli ja Leida, minu teraapiarühma liikmed. Me pidime ju tööle hakkama, ma leidsin töö, see on nüüd minu töö. Ma nägin ühte posti ja selle peal oli kuulutus, ma kleepisin oma telefoninumbri sinna peale, no. Sa kellegi teise rühma ju. See toob pappi sisse. Tule nüüd, meil tuli uus liige. Mis on, tule, tee kaasa, no, tule. Oi, tere, palun astuge edasi. Ja, nii. Bernase 20 euri. Te olete treener Mari? Ja, Mari Tšakra Mari. Ja, palun. Näo peale 20 euri, astuge edasi. Nii, tubli. Ja matid on kaasas, oi kui tubli. Nii, tubli, astuge taha poole. Mis asi see on? Mis asi see on? Kahvel on. Sa irvitad või? Ei irvita, no ei ole kahvel siis või? See on must. Klient saatis tagasi selle. Sorry, no. Eelmise kliendi need lihatükid on kahvli, see on rõve. Anna andeks, no mul jäi mõte. Sa ei saa otse masinast nõusid lauale saata. Issand jumal, sul masinas on jumal teab, mis jama ja sitt koos. Sa pead need üle pesema, ära kuivatama. Anna andeks, ma poleerin üle need. No. Kõik poleerid üle. Keegi on täna baas töös või? Kui sinu pärast tuleb mingi jama, sa pead kõik tipikassast ilma saad aru, jah? No. Ei saa aru, ei saa. Muidugi, sa pole kuradi päevagi tööl käinud. Papa, mamma on kõik kinni maksnud sul. Anna andeks, ma jäin lihtsalt mõtlema. No sorry. Ärka üles siis. Ma ei ole nüüd fucking nõudnud. Meil uus meremaa oleks küll sellega juba täna lennanda. Aga sinuga juhtub see nüüd täpselt 5 päeva pärast. Nädal oli selgelt üle pakutud. Anne, mida sa tahad? Anne, kuule päriselt jäta rahule meid nagu. Me ei ole ju enam sõbrad. Karmen näeb, mida siis teeda. Mida ma tegema pidin? Karmen oli ju seal ja Keido oli seal ja Birgit ja Stella olid vastikud. Aga ma ei pea õigeks see, mis nad teevad. No tegelikult sa saad ise seda ka parandada. Me ei saa ennem lõppu ju kõik tülli minna oma vahel. Mul on plaanid Keidoga. Ja tegelikult sa pead mind aitama, sest sina tõmbasid mind sellesse jamasse. Mina tõmbasin. Sina käisid mulle peale selle koosoleku jutuga ju, et oi, me saame Karmeni ja Keidoga suhtlema hakata. Sina panid mulle need kingad jalga. Sa tead, et meid ei huvita selline asi. No oota. Aga Karmen korraldab praegu koolis salakoosoleku. See on nagu väike pidu on ju, arutad aktuse asju. No, sa aitad mu sinna sisse. Ma ei saa ju nende punti enam. Sa oled tark ju. Sassi. Lubad Karmenile, et sa aitad tal kõik eksamid ja arvestused ära teha. Millest sa räägid, Liis? Kas sa tõesti tahad, et ma hakkaks mingi Karmeni orjaks, et sina saaks nende seltskonnas kekutada? Anna, palun, no. Meil on need pestikad. Tervitused kättemaailmast. Need ongi või? Need on müügiks. Aitad maha lükata sa trahvi. Sa mõtled nagu meie klassi omadele või? Mis oled loll või? Meie omad ei tohi midagi teada. Muidugi, just sorry. Me oleme öökluppi nendega. Lükkame ise ka paardike alla või? Enne ei pane midagi, kui need müüdud on. Ja, sorry. No. Kus sa said nüüd üldse? Sain. Sul on paps poliitikas ju. Ja siis? No, kui keegi teada saab, see on jumala käula. Kui sa midagi perse keera, ei saa keegi midagi teha. Ja, muidugi. Sorry. Me hakkame lõpetama ja meile kehtivad oma reeglid. Jaa, aga Tärnin ei tohi ikka teada saada, ta läheks peast hulluks. Tärnin neile oma vile alla ja hakkab tagaotsast tülistama. Kas te olete ka kuulnud, et Vadim ajab mingit startup asja, mingi IT-firma või midagi sellist? See uinas või? Ma räägin, sellised imelikud ajavadki raha kokku. Oled huvitatud või? Tahad sibulaga sebima hakata? Aga mis siis? No,
Sama. Viskab täiega koppa, et kui Tärnin hakkab jälle oma mingit kutsevaliku asja rääkima. Et ma peaks saama mingiks kokaks või mingiks lastekasvatajaks nagu. Ma võin 2 asja, need on lapsed ja toidu tegemine. Ja poisid peaksid kõik saama kekaõpsideks nagu ta isegi. Ta on seda ära unustanud, et meie koolitire on naine. No, Karma, mulle siuke täiega meeldivad su riided. Palju sa raiskad nende peale? Ma ei tea, me ei tahagi teada. Oleks mul nii rikas ema. Eks ole. No mis see on, noh? Nõrk oled. Ma ei viitsinud seda vingumist kuulata lihtsalt enam. Anna, tuled või? Ja need siit tahavad. Ei lehmad, minge tagasi oma karjamaale. Puhu seda mulli 100 kilomeetrit tunnis. Kus ta? Mina on seksabilne ja me paneme selle motherfucking battle'i lukku, no siin ei ole mingi küsimuski, sest me oleme treenitud vennad, me teame täpselt, kes me oleme, kust me tuleme ja miks me siin oleme. Nii et jäta meelde, see on seksabilne ja nii see asi käibki. Seda tahtsidki annakene või? Sa pead selle räpilahingu, mis ära võitma. Kas seda tahtsidki või? Mul on väga hea veel, poisid, et te tulla saite. Kuuldused selle kohta, et ma olen ameti maha pannud, vastab tõele. Sest ma olen nüüd leidnud midagi palju huvitavamat ja tulutoovamat. Ja pakun teilegi võimalust investoritena osaleda selles projektis. Mis sa tegema hakkad siis? Rõivatööstus. Moedisain. Rõivatööstus? Jaa. Nalja teed?
ei. Poisid, mõelge siis minu pakkumise peale, eks ole? Saad aru, see kama maksis 5 tonni, ma pean kinni maksma selle. See on närvi ju lihtsalt. Mul läks närvi ju lihtsalt. Aita korda ajada nüüd. Lähed keha müüma kui vaja. Sorry, noh. Elu on su oma kätes, ära maha pilla. Oma elu killut lükkasin vaiba alla. Ja ma ei karda, tallan need talda. Kannatan ära ja otsast alga. Süda on must ja tagurpidi nagu poti äss on must. Ja tagurpidi nagu poti äss on must. Ja tagurpidi nagu poti äski. Puhas süda on katki, nii et sul läks hästi. Sooveli Karmen. Minu juurde. Ja tagurpidi nagu poti äss on must. Ja tagurpidi nagu poti äss on must. Ja tagurpidi nagu poti äski. Puhas süda on katki, nii et sul läks hästi. Mis siin eile toimus? Miks tuletõrjealarm sisse lülitas? Anna. Liis ütles, et sina lülitasid alarmi sisse. Jah? Jah. Karmen, sina küsisid aula võtmeid. Räägi, mis toimus. No, me pidasime koosolekut, et aktust ette valmistada. Ja siis ma panin küünlad põlema, et luulekava jaoks atmosfääri mõelda. Ja kogemata läks üks paberileht läks põlema. Aga Anna reageeris väga kiiresti. Ja me kõik lõppes õnnelikult. Tuletõrje käis kohal. Nad ei leidnud ühtegi märki tulekahjust. Ei, no võib-olla Anna reageeris natukene üle, aga parem karta kui kahetseda, eks ole. Ja meil on siin ikkagi õppeasutus ja kõrgendatud risk. Olgu. Aga edaspidi. Mitte mingit tikkudega mängimist koolis. Jah? Tikud, küünlad. Väga ebasportlik. Jah? Väga. Hästi. Sa oled mulle võlgu nüüd. Mis on, Kusti? Räägi minuga. Sooveli, kuhu sa lähed? Anna Sooveli, kuhu sa lähed? Pole sinu asi, tägi. Shut the fuck up, sa on läbi. Otto, see peab ära lõppema, see ajab hulluks. Kullake, ma teinin raha. Ma tein midagi kasulikku. 80 € on juba kokku aetud ja vaatab, seda tuleb veel. Kuula, noh, 100 €. Oi, tere! Liikmemaks on 20 €, palun, jah. Teie oletegi siis aferist. Kuidas? Teie kleepisite oma telefoninumbri minu kuulutuse peale. Te olete Mari? Jaa. Teie olete siis see pettur. Need inimesed pidid tegelikult minu trenni tulema.
ma annan asja politseisse. Kuulge, teate, seda ei ole vaja. See lõpeb siin nii kohe ära. Jumal hoia, nüüd meesterahvas ei tohi joogatreener olla või? Meist peab olema mingisugune 20-aastane tibi või? Te ei ole mingi treener, te olete petis. Ma olen meesterahvas, tere. Vot. Te varastasite minu gruppi ära. See on diskrimineerimine, selge diskrimineerimine. Täielik, mis suust välja on. Tüdrukud, ärge kuule. See lõpeb politseisse. Ma pean ikka ise tööle minema, see asi ei toimi meil niimoodi. Ära muretse, küll ma midagi ette võtan. Okei, kõik on juba korralikult peetis. Koolis vihatakse mind, töö juures veetakse kihla, et ma saan kinga, vend on skiso, isa on hull, ema on närvihaige, vanaisa on kurjategija. Kuni viimaks ometi midagi. Ma sain edasi. Genka valis mind räpikonkursil osalema. Mul on veel lootust. Ja ma sain järgmiseks vooruks ülesande. Ma pean video salvestama.